Ülemiste kaubanduskeskuses oli laupäeval lapsi tavapärasest enam. Loomulikult on kaubanduskeskused just need kohad, kus vahetult ennem jõule ka kinke tullakse otsima. Laste rohkust aga seletas lisaks veel laat, mis seal toimus ja seal pakkusid müügiks omavalmistatud tooteid lastekodude lapsed üle Eesti. Siin tõepoolest on üle Eesti erinevad asenduskodude lapsed, müüvad siis oma käsitööd kõike alates toidust lõpetades küünalde, puulusikate, millega iganes. Laat toimub juba 21. korda, seega väga prestiižikas ettevõtmine. Müügihuvi on mõnel aastal suurem, siis jälle tõmbub tagasi. Sellel aastal oli huvi kohe eriti suur, et ma tean, et ka siin näiteks Tallinna lastekodul osad pered pidid minema kokku ühe laua taha selleks, et ära mahtuda. Topeltkink on selle laada nimi ja mille poolest topelt? No topeltkink on nii-öelda ka mitmepoolselt, et topeltkink on sellele, kes tuleb oma lähedastele või sõpradele jõulukingitusi ostma, et siis ta teeb ühtlasi ka selle heateo panustades siis noorte ettevõtlusse, aga nendele ka, kes siin osalevad, et ka neil on topeltkink. No siin on moosid, käsitöö, mingid jõulukaunistused. No moosid on muidugi minu tehtud. Kui kaua sa need teinud oled, kui kauaks sa selleks laadaks valmistusid? Meie alustasime juba juulis, augustis kuskil ja moosid tegime muidugi eelmine kuu. Ja. Kuidas läinud on praegu kaup? No meil on müügid väga hästi läinud, et enamus on müüdud, meil oli siin moose muidu paar rida ikka, et nüüd on alles ainult 3. Kui vana sa oled kõige noorem müüja siin? Kolmastane. Ei ole veel 3. Sa ei ole veel 3-aastane, aga juba ütlen. Mida sa müüd siin? Oma moosi. Oma moosi. Esme moosi. Aga laulab ka. Ja laulad ka? Ongi just. Lisaks müügitulule toetab kõiki müüjaid ja lasteasutusi ka Ülemiste keskus ise.